läheme külla Viljandisse Ellu Roosiojale. Muusikaga olen terve elu tegelenud. Juba esimeses klassis pani ema mind muusikakooli, pidin hakkama klaverit mängima. Et sellega ma nägin vaeva väga palju ja ei saanud terve kooli aja aru, miks ma seda pean tegema. Aga siis, kui kool läbi oli, siis olin ikkagi emale tänulik. Ja et see on nagu teraapia enda jaoks ja vahel teistel ka kena kuulata. Et siis tulid juba edasi laulukoorid ja lõõtspilli juurde jõudsin täiesti uskumatul moel. Et see oli nagu kogu aeg olnud midagi kättesaamatut ja midagi ilmvõimatut, et oli mulle kogu aeg meeldinud, aga nagu, et seda ise mängima hakata, et see tundus mingi võimatu üritusena. Aga see oli 2 aastat tagasi siis, kui naabrinaine kutsus ükskord, et kuule, et Viljandi Lõõtsaklubis hakkavad mingid kursused, et sa ei taha tulla. Ja siis ma ütlesin, et võib ju minna. Ja kui ma sinna läksin ja esimest korda siis lõõtsa kätte sain, siis oligi kohe see äratundmine, et tuleks ikka mängima hakata ja on koht, kus õppida ja harjutada ja siis jäingi sinna käima. Naabrinaine ei tulnud rohkem. Aga mina siis olen nüüd 2 aastat. Ja esimese loo sain kätte siis, ütleme, eelmise aasta suvel, kui nii, et julgesin mängima minna. Tegelikult õppisin 2 lugu selgeks ja siis läksin kohe sinna Võru võistu mängimisele, Võru Folgeal, kus oli algajate grupp ja ise lootsin vaikselt, et algajad mängivad kindlasti kusagil nurga taga ja oma ette, et pole hullu. Et kõik saavad aru, et vähe mänginud. Aga siis, kui tuli minna sinna Kandla kontserdisaali, kus oli 300 inimest saalis ja mina pidin lavale minema. See oli ikka päris karm kogemus. Aga ära tegin. Ja sealt nagu tuli see julgus ka, et kui endale meeldib, siis äkki meeldib mõnele veel. Seal ma mängisin ikkagi Viljandi paadimeest. Ei tea, kas nüüd tuleb välja, ei pruugi tulla. Kui juba see hullus oli tehtud, siis oli ikkagi selline tunne, et ma proovin kõik vigurid, mis selle lõõtsaga üldse teha annab, proovin kõik ära teha. Et siis tuligi see, et võtsin ikkagi juba eelmisel suvel kõikidest lõõtsaüritustest osa, mis ma vähegi välja peilisin ja mis toimusid ja kus oli võimalik siis teistega koos mängida ja siis ise vahel üles astuda ja sellega siis sai juba eelmisel suvel päris palju aega ära sisustatud. Et harmoonika ja Saaremaa lõõtsapäevad ja siis siin oma kohalikud. Kuna ma kõik vigurid tahtsin ära teha, siis ei saanud ka seda tegemata jätta, et kuna siin samas lähedal Vanavõidus hakkasid eelmisel sügisel lõõtsameistrite kursused, teine kursus üldse ajaloos, kus siis lõõtspille tehti. Et siis läksin sinna ka, et teen omale siis ise pilli. Pill on ka väga oluline element lõõtsa mängimise juures. Ja siis nüüd on valmis. Ja ime mängib ka. Et meil oli siis seal Eesti kõige kõvem lõõtsameister Eino Tartes oli meil juhendaja. Ja siis kohalikust koolist siis
puutööõpetaja Kalmer siis, kes meid juhendas siis puutöö tegemisel. Ja kõik siis, mis siin näha on, kõik on oma 2 käega tehtud. Et materjal oli siis umbes rullpappi ja 2 meetrit punast riiet ja liimi ja siis terve hunnik laudu ja millest siis tuli erinevad listud ja lipid välja lõigata ja nendest omakorda väiksemad tükid, milles siis kõik klahvid ja klapid ja siis ka terve hulk metallitööd, kus on siin sees on igasugused vedrud ja tõstukid ja siis siin peal on näha, et siis need kaunistuselemendid vasest siis, mis oligi siis minu jaoks tegelikult kõige raskem, see metallitöö. Et ega mul nagu mingit sellist puutöö ega metallitöö kogemust enne ei olnud, iga tööriista nägin esimest korda, mis seal siis kätte tuli võtta. Aga nii ma seal siis püüdsin ja mõnda asja ikka tuli abi ka paluda, aga mitte väga palju. Et enamus on ikka enda tehtud. Siis mul on siin logiraamat peetud, et kus ma kirjutasin kõik tunnid ülesse. Et nii kui ma raamatupidaja olen, et siis ma ei saanud seda ka tegemata jätta. No võtta. Ja et siis seda ma saangi nüüd täiesti täpselt öelda, kui ma selle õige lehekülje üles leian. Et siin läks ikkagi meil aega 527 tundi. Nii, et nüüd on siis see, et see on üks vana pill. Kui ma enda pilli nüüd sain nii-öelda peaaegu valmis, seal küll mõni väike asi veel vaja kohendada, aga siis järgmine plaan on mul nagu oma seda lõõtsameistri oskust nagu kasutada selleks, et proovida ühele vanale pillile siis võib-olla uus elu anda. Et selline päris halvas seisus, et hästi ära mängitud ja siis hästi kaua seisnud ka. Et jah, ega ta nüüd päris siuke heas olukorras ei ole, aga et äkki saab asja. Et ma näitan kõigepealt, kuidas see pill nagu seestpoolt välja näeb. Üks ots on mul siin maha võetud. See on see passi pool, et siin on nagu see, mis nagu mängimise ajal on siis võt niimoodi käes. Ja seest on selline passi keeled, hääled on siin sees. Ja see on siis see nupu pool. Et selle siit, kõik on siin omavahel siis kruvidega kinni. Nii, vot. Kruvid välja ei kuku. Vot, need on nüüd need hääled siis, mis seda viisi häält teevad. Et nagu 3 suurest osast koosneb tegelikult lõõtspill. Ja keskel siis see, mis kõige rohkem ruumi võtab ja kõige rohkem välja paistab, see tegelikult ei mängi üldse. See annab ainult õhku, lõõts siis. Et siin on siis papp ja igasugune tugevuse sees on muidugi siis need siin servades on tugevduseks puuliistud. Et see ongi Eesti lõõtspilli nagu omapära, et tal on need liistud lõõtsal tugevduseks ja peal siis ka veel metall nurgad ja vitsad.